7:48 ja ärkasin täna kuidagi hästi vara üles ja hetkel siis kiire hommikusöök ja siis vaatan, kas ma saan minna ära saata siis oma sõbrad praami peale, et nad saaksid sõita Krabisse ja siis sealt edasi nad lähevad täna juba lennuki peale ja sõidavad Eesti, aga siin on siis niisugune näha see hommikusöök, mis ma siin endale ise kombineerisin. Ma isegi ei teadnud, et mul oli ööbimine koos hommikusöögiga võetud, et see tuli endale ka üllatusena. Ja istun siis hetkel sellises kohas nagu Pibisaare Long Beachi rannas see saar, mis sealt paistab hetkel, see on siis Maya Bay. Me ei tea, kas me sinna lähme või mitte, aga see seal on siis jah, Leonardo DiCaprio saar. Nüüd võiks öelda alles tere hommikut. Ja siin on siis meie ööbimiskoht on siin tuba 209 hetkel. Siit mingi 100 meetri kaugusel vist on meil juba hommikusöök ja rand, mitte rohkem. Siin selles majas ongi hommikusöök ja siin on reception, siin on basseini puhastamine käib. Siin on siis ooteruum ja morning. Sain nii palju targemaks siis, et kuna meil oli hommikusöök nagu ei olnud võetud, aga tuli välja, et on, eks ole, ma sõin selle ära ja see oli nagu väga-väga hea. Siis tekkis mul küsimus, et palju nagu maksab seal siis see lõunasöök ja õhtusöök. Ja sain siis nii palju targemaks, et seal on bufee laud siis, et valid ise, mida tahad ja siis pärast siis ma tähendab ühesõnaga lõunasöögi ajal on niimoodi, et sa maksad mingi summa ja siis selle eest saad ise valida, mida ise tahad. Ja õhtusöögi ajal on siis igal asjal nagu mingi hind. Et eks ma siis lähen lõunaajale, vaatan ja uurin, võib-olla ei peagi kuhugi kaugemale sööma minema, et see oleks nagu eriti ägena. Aga jah, eile me siis seal on nüüd Maya Bay ja sealt on siis sissesõit siia Pibile niimoodi, et ma liigun nüüd mööda seda ranna äärt ja liigun mööda seda ranna äärt ja lähen siis saadan ära oma sõbrad, kes liiguvad siis täna Krabisse ja siis sealt edasi siis juba õhtul lennuki peale ja siis hakkavad Eesti poole tagasi lendama. Pidingi vaatama korra kellaaega, kell on 8:11, et kaua ma siit rannast jala kõnnin, siis öösel me siit tulime ja tee peal siis kohtasin madu. See oli niisugune musta värvi madu selles mõttes, et mingi selline pakun äkki 2 sentimeetrit paks selline tegelinski ja ta siis oleks napikalt peale astunud, sest siin tuleb üks nagu siuke troopiline vihmametsa osa, kus kohas see siis oli. Läbi selle jalutama ka praegu. Nad võivad puude otsas ka olla ja alla sadada sealt, nii et aga no pimedas ilmselt jah. Ja ma ei kujuta ette, kas oli mürgine või mitte. Süsimust oli ta siukene. Ja väga napikas oli, et oleks peale astunud. Ja tundub, et need on ka sellised väikesed pangalad, kus sa saad siis rentida endale ühe pere jaoks, et väga kihvt ju. Lähed siit, supsarand on seal. Ja siin on juba esimene päikepood, kus saab ilmselt vett osta ja kõike muid asju. Ma korraks kiikan siia poodi sisse. Mul on vesi otsas. Jah, näed, suur vesi on siin 40 ja õlu on 100 aga noh, siin ongi see, et saare selle väikse Pibisaare peal on kõik asjad kallimad. Ei, sest see transport siia on juba kordi keerulisem, et ikkagi 2 tundi sõit oli siis selle tavalise ferripraamiga. Ja see oli nii hea rahulik tulek, et see ei olnud nagu selles mõttes
mingisugune rets, et hullult loobib või teeb mingisugust möllu seal. Ja need paadid, mis meist mööda sõitsid, need küll siis olid sellised, mis põrkasid korralikult. Aga jah, tundub, et siin on need selliseid istumiskohti küll, need saad kohvi võtta siit endale ja siis Paradise Bird Food, restaurant, drink, need restoranid, värgid, särgid. Ühesõnaga, täna õhtul ma liigun uuesti sinna, kus me eile õhtul siis olime. Mingisugune rand ja tulesõu ja kõik värgid. Aga eile läks veidikene lappesse, sai seda mingit kohalikku reedi jooki joodud ja siis sinna mulle kingituseks antud vana Tallinga ära lahjendatud selle sisse. No see oli ilmselgelt ääretult loll tegu minu enda poolt, aga no näed, tehtud sai ja läbi öise džungli väikse metsa sellist hakatud veel koduga tulema, et see ei olnud ka väga elutervena, et ma ei taha isegi mõelda, kui oleks sinna mao peale astunud, mismoodi see oleks võinud lõppeda. Nüüd olen jõudnud siia siis, kus ma siit eile tulin, aga pole õrna aimu ka kust kohast alla. Sealt ma ometi alla ei tulnud ju. Ma ei usu, et ma sealt kivide pealt tulin. Ma pakun, et ma tulin öösel Way to Aotonsai, teekond Aotonsai randa, ehk siis või sinna sadamasse. Lähme siis sellesse sadamasse. Siin on silt pandud, et siin võivad ahvid olla. See küll kõla. Kapuutsi pähe panema, sest siin on juba. Ma tunnen, et päike teeb kurja juba ja vau. Mis asja me tulime nagu öösel siit teed pidi alla või? Kott pimedas. No see ei ole ka niisugune terve mõtlemine, ma ei tea. No ma mäletan, pimedas me tulime jah. Ja mingi krõbin siin käib, võib-olla tõesti on ahvid siin kuskil. Ja tundub jumala absurd, kuda ma siit alla tulin. Siit ülessegi minna, jumala hullna. Väga hull tee. Ja ma pean täna veel siit tulema 2 korda, et õhtul ka minna. Ma ei kujuta ette, kuidas me siit tulime üldse. Praegu tundub mulle jumala võimatus, et see tee. Oi, kass. Tere, kass. Ai, pla. Veel üks kass. Tšau. Tšau. Kuskile maa otsa ei astu seal. See vend on küll ma vinge. Oi, kui palavan. Ja näed, siin on ka majad mäe otsas. Ma arvan, et need on nüüd piisavalt kõrgel, et siia see tsunami enam ei ulatu, sest see on rohkem kui 30 meetrit kõrge. Et kui siia joosta, siis tsunami korral see vesi siia ei jõua. Samas ei tea jälle, seal ülemised need lauad on nagu veekahjustusega, võib-olla on ikkagi siia ka kunagi jõudnud. Ja need majad on postide peal. Äkki see vesi siiski jõudis siia. Iial ei tea. Ossaks sada. Vot, siin on igast mingid asjad libedad, et lehted all, et ära nendele ka peale astu. Praegu oleks pannud siukse rähna siia selja peale maha, et ja muidugi plätaga jälle, järjekordselt. Ma ei õpi mitte kunagi. Nii, ma ei mäleta, mis teed pidi ma nüüd läksin. Minust oli see, peab hoidma ranna ligi. Samas võib-olla see tee ka seal viib sinna meid välja õigesse kohta. Proovin vaadata, kas Apple Maps näitab midagi.
Google Maps ei näitanud seda teed üldse. Nii. Teistpidi, niipidi liigun siis sinna, kus on see saare keskkoht seal. 2 teed läheb sinna. Mulle näidati, et see on lühem. Seda teed pidi ma tulin eile ka, aga siin on jälle tundub mega libe see kivide värk. Kuidagi alla jalutamine on täna nagu keerulisem. Mina ei tea, kaua sinna kõnnib siit, aga siin džunglis on küll mega palav. Või on minul pohmakas hetkel, et samas nagu ei ole. Öö otsa sai magatud ilusti ja mingit müra ei olnud, küll aga oli mega palav selles mõttes, et ma panin vahepeal selle kliima nagu järgi või kondi või kuda iganes seda kutsutakse. Mingi aeg oli jumala hea, peksis toa jumala jahedaks ja siis oli see jälle, et hakkas külm ja nagu ikka pidev hädaldamine. Oi jah, siin on siuksed baarid ja asjad ja hommikusöögid ja värgid käivad siin. Väga äge koht, kus iganes ma siis hetkel olen. Siit peab nüüd läbi jalutama ja siis edasi, otse edasi. Ei väga eksootiline, kus üldse olla. Ja siin näed ilmselt need paadid siis sõidavad sinna Tonsai sadamasse. Ja mina olen võtnud selle jala selle teekonna ette, et ma hakkasin 8 läbi 11 minutit minema. Hetkel on siis liigutud täpselt 13 minutit. Ja ma isegi ei tea, kas poole maa peal või mitte. Aga teekond siin on selline. Vett on vaja veel kuskilt sebida ja nii et annan aga minna. Isegi siin see puude vaheline päike, nii vähe kui teda ka siin ei ole, suudab see su täielikult ära põletada. Aga näed, betoonist teed on siia tehtud ja ma arvan, ametlik rõud on seal ja siit tegelikult puude vahelt juba see sadam paistab, see on nagu viikingite kätekät. Ja ma tahaks tegelikult minna sinna Norrasse, fjordidesse, kus siis viikingid kunagi elasid, kes on näinud siis seriaali Viikingid, et seda kätekätti vaatama ja neid Björn Ironside ja Ragnar Lothbrok ja Ivar the Boneless ja kõik, kes seal siis olid, et neid flokiradasid sinna, et aga ma ei tea, kuna ma sinna jõuan, et mõte kui selline on juba peast tiirlemas tükk aega ja kes muga sinna tegelikult kaasa üldse tulla tahab ja kui sina seda videot praegu näed ja tunned, et sa oled ka üks äge reisikaaslane, kes võiks tulla Norra siis ja näidata Norras viikingiradasid, siis võid mulle siia alla kommentaaridesse kirjutada, et jumala vinge oleks, kui keegi jagaks nagu biiti ka, mis seal toimub ja saab juurde rääkida, vot see oleks alles seiklus. Ja nüüd on jälle mingisugune trepp alla siit. Ja kõikidele aastatele on tehtud peale, nagu te näete, siis kanepilehed. Seal on mingi teekond ja ühesõnaga veits on veel minna. Long Beach ja siit kuskilt äkki saab siis olla sadamasse. Ma ei tea ka, kus siit Tonsai sadamasse saab. Mul on siin mingisugune jalutamise äpp on, aga äkki see ka viib sinna, siis ma ka ei tea. Peaks küsima härra käest. 8:56 ehk siis 44 minutit jalutasin, siis jõudsin lõpuks siia Tonsai sadamasse ja nüüd tuleb siis vaadata, kus armsad sõbrad on, et nad siis ära saata, aga ma arvan, et ma juba näen kohvrite peal neid
istumas seal. Tere. Jõudsin 44 mintsa siis, et teid tulla ära saatma, jääda ise siia saarele. Oi. Ei olnud hea mõte see vanakene ära lahjendada. See oli kõige parem. Arvad? Ma nägin pärdikuid ka nüüd siin samas all. 3 tükki vahtisid lollide nägudega. Aga see matk on hea segelt. Sealt läheb nagu 3 teed vist või? Üks läheb nagu täitsa ranna äärt pidi, siis on veel mingi vahepealne tee ja siis veel midagi. Äramineku aeg ja tuleb endalgi see hirmus päev kunagi. Jah, näed, kohver lohiseb ja tegelikult on jah ikkagi niimoodi, et kui sina ei ole käinud siin, siis ära võta midagi muud peale lühkarite ja 1 särgi. Kõik ülejäänud, kõik on mul siiamaani kohvris. Või mis teie arvate, sama aine? Kohver on lahti pakkimata. Kohver on lahti pakkimata, jah. No eks võib-olla teinekord satume pikemalt koos möllama. Kui 1 päevaks, aga asi see ükski tead, vaata, aine. Siin on siis check-in. Ahah, sealt poolt. Ma teen õppevideo, et ma saaksin siis ise ka oskaksin tulla siia pärast. Täna sa tead, et ma tean küll. Ma tean küll, kust minna. Aonang Princess 8, võt. Ja ära nad lähevadki. Ma pole vist mitte kunagi nii rõõmsas tujus olnud, et ma maha jään kuskil praami pealt. Et mul jääb veel mingi 2 päeva siin seigelda ja nüüd tuleb hakata tagasi minema siis 40 minutit. Aga see peab tõesti paika, et ei tasu jah, võtta väga palju riideid ja asju siia saare peale kaasa, nii et võimalikult vähe oleks neid. Tšau. No vot. Tonsai Pieri sadamas siis hetkel ja liigun siis tagasi enda ööbimiskohta. Tee pealt vaatan, kus ma saan ühe vee veel ning siis juba hakkan monteerima siis eilset päeva, sest eile läks ja veidike lappesse ja ei jõudnud YouTube'i panna seda. Olin liiga väsinud, nii et monteerin selle ära ja siis juba üritan järje peale jõuda ja siis postitada iga päev, nii nagu jutt oli. Aga jah, siin näha, kuidas härrad aitavad paatide peale inimesi ja minu suund on siis tagasi. Särk on juba keeratud jälle selleks mütsiks pähe ja ning ega siin rohkem riideid vaja ei lähegi. Mingisugune putukas ka ammustas jalast, et ei tea, mingit kublast praegu üles tulnud veel ei ole, nii et vast ei tule ka. Aga need liivases olevad augud ei ole mitte mao omad, vaid need on hoopis tegelikult need liivakrabid. Mul õnnestus neid näha ka siit ülevalt, aga kas ma neid ka nüüd pärast kodurannas näen, seda ma ei tea. Ma korraks kiikan siia, kas siit on näha mõnda liivakrabi. Hetkel ma ei näe, et siin neid oleks. Aga seal tagapool oli jah, selja taga õigemini. Ja nüüd siis niisugune väike jalutuskäik siit tagasi. Oh jah, selle kahvliga kätte saaksid, siis oleks nagu väga hästi. Tuli välja. No selline praat siis. Ja nurga taga seal on paadid. Paade on eepiline. Väljas on väga-väga soe. Ja jätkuvalt on veebruar. Homme on Eesti Vabariigi aastapäev. Ma arvan, et me võtame selle vastu hotellis või ööbimiskohas hommikusööki süües.
Lähme täna vaatame siis sellist kohta nagu Pibisaare mingi viewpoint number 2. Väidetavalt siis 1, 3 ja 4 on igavad, et see 2 olevat siis kõige eepilisema vaatega ja kõige ilusam. Kaua sinna läheb, ei tea, väike veepudel on ka kaasa võetud, aga äkki leiame ikkagi ülesse selle. Kõik mapsid, mis näitavad mingit teekonda läbi mägede kuskilt ja ma ei tea, mis asja, aga kuidagi on võimalik liikuda siis otse ka mööda selliseid tänavaid. Meil on mure, me otsime plaastreid, kõikidel on jalad pooleks katki kõnnitud ja vaatame, kas siin on plaastreid, et see mingisuguseid. Siin on ainult need kineoteibid, millega sa saad panna siis ennast. Siin, see ei ole see, ma otsin ühte plaastrit, mis on niisugune mitte läbipaistev. Niisugune üks punases pakendis oli, me üks päev ostsime selle kuskilt ja see oli nagu väga hea, aga ma ei leia sellist tugeva liimiga plaastrit, ei leia. No vot, siin on nüüd siis see solk või mis iganes see läheb. Kankatoru ühesõnaga jookseb siit. Vedikene niisugust undergroundi ka. Kass magab meil siin jälle. Laseb snõrri vaikselt. Viewpoint on sinna, Maia Bay sinna, Play, Monkey Boy ja Long Beach ja ühesõnaga meie suund on üles sinna siis hakata liikuma ja ma ei tea, kas sellest veest jagub või mitte. Siiralt arvan, et saame hakkama. Fucking hell on selle asja. So easy. Fucking hell. Fucking hell, see on hull raisk. Võt see on jälle, ma ei tea, kas ma sinna templisse hakkan minema. Vähemalt ei ulata tsunami siiani. Fucking hell. Oh shit jälle. Aga vaade hakkab tekkima juba. Kurat, ma ei tea, kui kõrgel ma olen. Megavesitav. Kohe näha, et ei ole trenni teinud. Pole harjunud sellise asjaga. Iga päev peaks jooksma siit üles alla. Põhiline, et see, et 50 pahhi on pilet ka veel sinna üles. Nii et sa maksad ka selle kõndimisest. Aga ära tuleb teha see. 3 pääset siis 23. veebruar 2026. Pibi. Viewpoint 1 ja 2. See on maailma lõpus on kohvik. Welcome. Tundub, et olen peaaegu kohal. Ja nüüd tuleb veel pileti rahakoti kergendada. Siia arbuusi peale saad istuda, aga see on väga kuum. Ja siit on üks vaade. Oi, kui väsitav see oli. No vaade on väärt, ütleme niimoodi. Jah. Väga vinge, siit on see sadam ka näha. Sealt see osa, me käisime eile siis seal pool. Panime pidu. Seal pool on paadisadam, mis ära viib. Tonsai sadam. Ja seal pool on siis see pidude meka, kus tulesõud tehti. Aga me lähme homme ilmselt ka seda tulesõud uuesti vaatama, et saaks korraliku ülevaate. Viewpoint 1. I love Pipi.
Eestimaal on talv. Seal on pärdikud. Ohoh. Selline vaatamisväärsuse koht. Väga-väga ilus. Viimased pingutused. Mul ei oleks ätti midagi. Ja sinna. Mis? Villid ja Viewpoint 2 paistab. Lipp on üleval seal ja veits on veel jäänud minna. Mitte väga palju. Ilus koht tõesti, noh. See on nagu oleks botaanikaaed või midagi sellist. Et siia kindlasti peaks tulema, kui sina käinud ei ole. No võt. Täna on siis see häda, et ma ei võtnud kaasa seda Ghosti kostüümi ja nüüd on siis tulemus on käes. Ära põlend täie raha eest, nii et igal juhul on see valge kabuutsiga asi siin parim asi, mida üldse selga panna, kui sa oled ära põlend ja praegu hetkel näed ainult Escobari särk üritab kuidagi moodi päästa õlgasid, et ilmselgelt õhtuks on ikka totaalselt üle põletud. Äge on ju. Ja 30 kraadiga. Ära tegime kohal siin siis. Tehtud, käidud. Viewpoint 2, Pibisaar ja vaatepilt on kirjeldamatu, sõnadesse panendamatu. Eestis kahjuks ei ole midagi vastu pakkuda sellisele vaatele, mis siin on. See on ikka midagi väga-väga ilusat lummavat. Ei leia sõnu. Väga ilus. Väga ilus. Vau, mis vaade. Uskumatult ilus. Seal oli pidu jah, eile siin pool rannas seal. Ja see on iga õhtu tegelikult tulesõu siin. Ja seal oli siis mõõn. Niimoodi, et ma eile jalutasin põhimõtteliselt kuskile peaaegu sinnani välja niimoodi, et ja nüüd on vesi seal, mingit mõõnale. See alles tuleb siis paari tunni pärast. Maia Bay paistab sealt tagant kaugelt. Ja siin on siis nüüd Pibi. See on üks vingemaid reise üldse. Käisime selles Viewpointis ära nüüd siis ja üleval lootsin, et saan külma õlle. Aga see on ära keelatud see õllemüük, sest mingi seltskond ei oska nagu normaalselt juua, vaid üks vend oli sealt alla lendanud. Ja mitte platvormi pealt, vaid sealt kivide pealt. Ja nüüd siis on see õlle jooksis niimoodi, et keelatud. Ainus, mis siis võtta sai, oli võtsin siis mingisuguse vee ja siis 2, mina ei tea, Sprite'i moodi mingisugust jooki. See oli see tuntud Indian tooniku tootja oma mingisugune versioon. See oli nii kuradi apu, et see sai siis ära lahjendatud veega, siis oli nagu okei. Väsitav päev on täna olnud, jah. Aga igas päevas veidikenegi. Päris nii ka ei taha, et istud lihtsalt rannas ja kosutad seal ennast niisama. Ei tea, ei ole minu teema see rannas passimine. Korralik
korralik kallak on sisuliselt otse alla. Ma ei oska seda allamineku kraadi näidata. Pakun umbes selline. Kõik need astmed on tehtud nagu oleks puiduga tehtud. Маш, не спеши, пожалуйста, встань сюда и иди спокойно. Только ступеньки уже прямо. Nüüd läheb vist veidikene lihtsamaks juba. Вот так. Seltskond tuleb minu järel sammuti. Aga noh, äge päev ikkagi. Sukene veidike teistmoodi. Kuigi me tegelikult tulime ainult lõunasööki söömas. Nüüd vist tuleb õhtusöök otsa teha. Siin on siis need kurikuulsad ämbrid ja ühe sellise kummutasin siis eile sisse ja need on ämbri hinnad siis 280, valatakse sulle see pudel ja siis vanta viin, siis siin on Hong Kong mingisugune asi, siin on rumm ja koola, kokku 320 ämbri täis jooki sulle, jookide nimed, tellid omale ämbri ja annad siis minna, siin on ka näha veel kõik võimalikud versioonid nendest jookidest, mida saab siis siit Pibilt sellisest kohast nagu Chikang pizza juurest kohe, siuke place. Meie üritame nüüd koju jõuda, sest jalg keeldub kõndimast, üks jalg tõmbleb all lihtsalt ning mägede värk on oma töö teinud ja jälje jätnud. Ja siin on samuti jälle need pangejoogid siin 480 ja 450 ja mis see siis teeb? Teeme kohe kiirelt selgeks siis näiteks selle koksi hinna siis või selle pange hinna siis, võtame seda kalkulaatori ja mul on juba siin need pahid sisse pandud ja paneme siis 450, see on siis 12 euri on siis ämbritäis jooki. See on üldse 280 näiteks, see on 762, jumla odavana. Selle ämbri võiks isegi võtta, see on 290, 790, selle ämbri võiks isegi võtta, see oli see hea rumm, see oli hea rumm, vähemalt eilsest peost on hea mälestus, hea, et põlema ei läinud selle kuramuse hüppenööriga tralli tehes seal. Ja siin on jälle valik ämbreid niimoodi, et kui sa tahad nagu ikkagi pidu korralikult panna, siis see võimalus sul on korralikult pidu panna. See on üks minu lemmik ämbritest, ma arvan. Jack Daniels siis energiajoogiga, ma arvan. Siis see Svepsiga Gordoni ämber, see on 550. Jamesoni ämber, see on täitsa timmämber. Siin on veel Beef Eateriga, see on vinge. Eile oli siin rannas siis tuleshow. Tundub, et täna on ka tuleshow. Wires Go, Skipping Rope, Limbo Game ja Free Shot 730. Aga ma näen, et siin on elektritrummid ja nagu ma ülevalt viewpointist näitasin, siis on siin vesi. Eile ma jalutasin sinna, sisuliselt sinna, kus need tagumised paadid on. No sealt on näha, et hakkab vist ilmselt mõõn tekkima. Paarikene jalutab, vesi on läinud juba madalaks ja ilmselt paari tunni pärast saab sinna juba jalutada ja enam midagi ei ole. Ei teagi, mis kellaaegades see käib ja kuidas see täpsemalt käib siin. Reaalselt, kes iganes räägib sellest, et Pibisaarel ei ole midagi üle 2 päeva teha, siis
pean kurvastama teid, et ma ei ole teiega samal lainepikkusel. Ma oleksin Pipi saarel, ma arvan, mingi nädal aega lihtsalt niisama, et see on nagu kirjeldamatu ilu, mida üks pisikene saar suudab edasi anda oma loojangute inimestega, kes siin külastavad seda saart, kohalikega, kes on ülipositiivsed, ülirõõmsad, ülivastutulelikud. Seda lihtsalt ma ei ole kohanud mitte kusagil mujal, et väga-väga sõbralik ja armas koht. Jäime hilja peale veidikene ja nüüd siis on jälle sükene pimedas. Long Beach? Yes. Et lähme Long Beachi ja muidugi ei ole nii pime kui öösel tulles. Eile oli kott pime, tulime taskulampidega. Seda ma salvestada ei saanud, sellepärast et oli juba kõik akud ja asjad olid täiesti tühjad ja nüüd siis vaikselt liigume. Õnneks on tuul. See on hea ja kosutav. Kell ei ole palju tegelikult, vist ei ole 7-gi. Aga maru järsku kukub päike ära ja klõmm. Pimedaks ta lähebki. Nii et hetkel siis vaikselt siin tuuseldame mööda tuttavaks saanud radu, aga ma lähen teise tee peale, siin on vähekene parem kõndida. Ei jõua mööda neid seiklusradasid hüpata ja karata dominoklotsidelt dominoklotsidele. Oi, kui palju treppe. Enam ei taha treppe täna näha. Long Beach. Ja siit siis liigumagi vaikselt oma koduranna poole. Siuke vaatepilt on siin siis. Lõpuks saigi siis tänane päev läbi. Meie teine päev Pibil siis ja üks päev on veel siin olla. Homme ilmselt lähen mingit tuleshow'd vaatama. Siin on siis bassein. Siin ma ujumas käinud ei ole. Meres olen ka ainult käinud 2 korda ja mõlemad korrad olen saanud siis kõrvetada sellelt nõnda nimetatud millimallikalt, aga nüüd liigun ära tuppa ja hakkan siis YouTube'i videot kokku monteerima. Nii et thanks, et jälgid. Tšau!